nii et joonistame siis üles need kiired, mis meile kujutiste konstrueerimisel abiks on. Ja mitut kiirt on meil kujutiste konstrueerimiseks vaja? 2 kiirt. Ja selgitame siis need 2 kiirt teiega välja. Alustame sellest, et joonistame endale siia ühe koondava läätse. Koondav lääts oli siis, eks ole, kumerlääts. Ja kumerlääts oli servadelt õhem ja keskelt paksem. Nii et sellepärast need nooleteravikud siin siis väljapoole näitavad. Ja eks ole, lisaks siis läätsele ja läätse peateljele märgime peale fookused. Kui kaugel need fookused täpselt on, see ei ole meie jaoks praegu tähtis. Meie jaoks on oluline lihtsalt see, et need fookused asuksid mõlemad üks ühel pool ja teine teisel pool läätse. Ja eks ole, kuna tegemist on meil koondava läätsega, siis koondava läätse põhiomadus oli, nagu nimigi ütleb, valguse koondamine, mis siis teiste sõnadega tähendab seda, et paralleelne valgusvihk muutub pärast läätse läbimist koonduvaks. Nii et kui meil on ühel pool läätse paralleelsed kiired, siis mis nendega pärast läätse läbimist juhtub? Eks nemad murdusid ja murdusid nii, et need murdunud kiired koondusid fookuses ehk siis läksid läbi fookuse. Nii et kui meil on teada, millise läätsega on tegu ja meil on teada nii läätse peatelje asend kui fookuse asukoht, siis on meile teada ka see, et kõik selle teljega paralleelsed kiired läätse läbides murduvad ja lähevad läbi fookuse. Nii et tegelikult siia võiks neid kiiri teha veel ja veel, et ei ole vahet siis kui lähedal või kui kaugel läätsest need kiired on. Kõik kiired, mis enne läätse on paralleelsed läätse teljega, läätse läbides, pärast läätse läbimist lähevad läbi fookuse. Ja lepime kokku, et just nimelt sellised saavad olema esimesed kiired, mida me teiega koondava läätse puhul siis sellest punktist, millest me kujutist joonestama peame, siis valime. Ei pea, aitab täiesti kahest kiirest. Ma võiksin neid paralleelseid kiiri siia joonistada veel ja veel, aga kõik nad käituvad ühtemoodi. Aga kuna meil on teist kiirt veel vaja, et siis joonistada punkti kujutis, siis teeme siia samasse ühe koondava läätse veel.
selle koondav lääts ehk siis kumerlääts, äärtelt õhem, keskelt paksem ja jälle märgime siis peale fookused, kui kaugele täpselt. Praegusel juhul ei olegi tähtis. Tähtis on see, et need fookused asuksid siis läätsest mõlemal pool täpselt sama kaugel. Ja siin on meil siis kästud joonestada kiired, mis oma teel läbivad läätse keskpunkti. See on siis see punkt, kust läätse telg ja lääts omavahel lõikuvad või tegelikult vist õigem on öelda isegi ristuvad. Et joonistan siia erinevate nurkade all läätse keskpunkti langevad kiired. Ja kui nüüd mälusopis sobrada, siis võiks meelde tulla see, et siin selliste kiirte puhul toimub mitmekordne murdumine. Ehk toimub murdumine siis, kui kiir läätse siseneb ja toimub murdumine siis, kui kiir läätsest väljub. Aga nii kummaline kui see ka ei ole, läätse kujust ja murdumise seaduspärasustest tulenevalt läätse sisenenud kiir ja läätsest väljuv kiir asuvad täpselt ühel sirgel. Ehk siis kuna meil kujutab seda läätse üks sirglõik ja me ei saa teiega joonestada seda, mis läätses toimub, siis meie joonestame need kiired, mis siis kujutavad läätse keskpunkti langevat kiirt lihtsalt sirgelt läätsest läbi. Nii et me tegelikult ei tohi öelda, et sellised kiired läätses ei murdu. Vastupidi, nad murduvad nii läätse sisenemisel kui läätsest väljumisel. Aga see murdumine on jah eriline ja eriliseks teeb ta siis see, et läätse sisenenud kiir ja läätsest väljunud kiir jäävad täpselt ühele sirgele. Ja kui me ei näe, mis läätse sees toimub, siis meie jaoks lähevad need kiired sellest läätsest justkui murdumata ehk siis sirgelt läbi. Ja vot tulevikus, kui meil on tarvis teiega joonestada kujutisi koondavas läätses ja me peame siis mingisugusest punktist kujutise konstrueerimiseks valima 2 kiirt, siis need kiired, mida me valime koondava läätse korral, ongi siis üks, mis on punktist alguse saav ja läätse teljega paralleelne, see murdub ja läheb läbi fookuse, ja teise kiire valime siis sellise, et ta algaks meid huvitavast punktist ja langeks läätse keskpunkti, kus ta siis justkui murdumata läbi läheb. Ja seejärel peame me siis otsima üles, kus need läätsest läbi läinud murdunud kiired lõikuvad. Aga kui peaks tekkima läätsest läbi minemisel hajuv valgusviht, siis nii nagu me peeglitegi korral otsisime üles mitte kiirte lõikepunkti, sest hajuvas vihus kiired ju ei lõiku, vaid siis me otsisime nende pikenduste lõikepunkti.